Doktor Viikimaa, milline on see vanuse piir, millal inimene peaks hakkama mõtlema oma südame tervisele? Ja teine küsimus, kas siin mängib rolli ka sugu? Jah, kindlasti kõigepealt meestel on need südamehäired tunduvalt varasemas vanuses kui naistel. Ja see eriti on suur erinevus kuni 50 eluaastani, hiljem see erinevus väheneb. Kui küsida, et millises vanuses, kõik täisealised inimesed peaksid teadma oma südame-veresoonkonnahaiguste riskitegureid, kolesterooli, vererõhku, veresuhkrut. Lapsi uuritakse sellisel juhul, kui midagi on teada, et on ülikõrged kolesteroolid vanematel, perekondlik hüperkolesteroleemia või siis näiteks on kusagil 30. eluaastates isa surnud näiteks infarkti, no siis on mõtet uurida varem. Üldiselt varem ei ole mõtet. Reaalselt kõige sellisem efektiivsem ennetusaeg on ikkagi selline 30 kuni 50, naistel 40 kuni 60. Et see on see kõige efektiivsem aeg, kui inimene juba ise on väga arusaaja ja ta soovib oma südamehaiguste riski vähendada. Kui vaadata geneetilise riski seisukohalt, siis see on olemas juba ju meil lapsest või sünnist peale. Aga nüüd meil käibki üks suur uuring, kus me uurime, et kas 18 kuni 30-aastased inimesed, et kas nad võtavad tõsiselt seda, kui nad saavad teada, et nende geneetiline risk haigestuda südameinfarkti on suurem. Et need tulemused veel tulevad selles uuringus, aga kindlasti keskeas on see ennetamine kõige efektiivsem ja me loodame, et me saame juba 20. eluaastast ikkagi sellise aktiivse ennetusega alustada. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh ja tervist kõigile!